annab siis stardi ja mina loen siis ka siit 5, 4, 3, 2 ja 1 ja siis tuleb start. 15 sekundit. Ja kaasaelajad hoiame siis raja vabaks, et meie mudilased saaks oma sportlikku sooritust siin nautida. 5, 4, 3, 2, 1. Nii ja sealt läheb. Elame aplausiga kaasa. Väga tublid. 10 esimest. Nii, vaadake, natuke neiu läks sealt parem, aga pole hullu. Nii, ja väiksematel on siin lubatud ilmselt ka, et lapsevanem käe kõrval abistab. Kui on esimene kord, siis vägagi mõistetav. Nii, jooksudistantsit hakkab juba pool läbitud saama. Ja läheb väga kiiresti. Vaadake, esikolmik on tugevalt seal koos. Et ja katsun siin siis numbritega jälgida, aga kes meil tulevad. Esimene vahetusala nüüd. Näete, ilmselt on seda tegevust ka harjutatud. Nii, tulge jooksuga. Ratta selga ei lähe ennem. Meil on kõige ees 318, kes on Luka Lõbu ja 321 Mirt Kaljur. Nii, siis 301 Tordo. Nii, 327 neiu on Kirt Roomet tüdrukute arvestuses. 333. Nii, Henri Ristikivi, siit saab ratta selga. Ja juba lähevad mööda asfalti siis, kohtunik juhendab. Nii, ja meil siin tulevad järgnevad võistlud juba. 329, Remo Roomet, 334, Loreen Stolts, 319, Tobias Lõbu, 335, õige väike, kindlasti esimest korda, Ramon Stolts ja 308, isa aitab ratast tassida, väga mõistlik. Lars Laas on ilmselt veel kõige nooremas vanuseklassis ja läheb ka rajale. Nii, ja esimese rattavahetus juba tuli, nagu näete, juhib 318. Ja 318 on meil Luka Lõbu ja tema järel 301 Tordo. Edu on selline 30-40 meetrit, kas see on piisav? Ja 2 esimest neiut läksid ka juba. Nii. 2 esimest noormeest ja 2 esimest neiut on juba rajal viimasel etapil. Ja vaadake, liidril on juba pool maad läbitud, vahemaa võib-olla on natukene vähenenud, aga julgen väita, et see on veel piisav. Ja veel 100 meetrit on jäänud. Tundub, et meil on mudilaste üldvõitja selge. Oota, kas sa tuled Vinitsiste või? Ja 318, teeme suure aplausi. Võitjana tuleb Luka Lõbu. Luka Lõbu 318 ja aega kulus 3 minutit ja 54 sekundit. Ja teisena tuleb Tordo. Väga tubli, lõpuni, Tord, tuleb. Ja kiirem tüdruk 321, Mirt Kaljur. Ja tüdrukute võitja 3 minutit, 4 minutit, 9 sekundit. Ja järgmisena tuleb üks tütarlaps. Isa peab natukene juhendama, ema tuleb ka veel appi. Eks kiiver peast ära. Ja on kindlasti see sportlik sooritus natukene raske. Nii,
329, Remo Roomet läheb siit veel jooksurajale, väga vapralt, väga tubli Remo. Nii, aga neiu tuleb kindlasti siit koos emaga finišisse ära. Kirt, sul on ainult 30 meetrit jäänud, Kirt. Teeme Kirdile ühe aplausi, Kirt tuleb ka finišisse. Kindlasti ei olnud kerge see pingutus, aga kohe saab ta tehtud, väike lonks vett veel ja Kirt on finišis. Ja 333, Henri Ristikivi lõpetab, väga tubli Henri. Nii, 318, Luka Lõbu, vabandust, 319, Tobias Lõbu tuleb. Nii, Tobias, väga tubli ja ongi tehtud. 334, Loreen Stolts. Loreen finišis, väga tubli. Loreen, astu veel paar meetrit, väga tubli Loreen. Ega esimesed kogemused, kõik ei ole nii selge veel. Ikka juhtub. Ja finišijoon on need mustad 2 joont siis, et nendest tuleb üle astuda ja järgmisel tuleb meil number 329, väga reipalt, Remo Roomet. Remo, tuleb, viimast 20 meetrit, väga tubli oled Remo. Ja viimasele jooksuetapile läheb number 308, Lars Laas. Isa abistab teda, on jäänud veel 250 meetrit. Kümme sekundit. 5, 4, 3, 2, 1. Ja siit nad lähevad. Teeme suure aplausi noortele ja atleetidele. Nii, ja jooksjate punt püsib ilusti koos, esikolmik on seal võib-olla pisut eespool ja peale 500 meetri läbimist seisab siis ees kohe rattavahetus ja rattaselgannad saavad siis minna siit parklast väljudes visulippude vahelt. Ja võistkondi on meil täna 2 sütevakk, numbri all 151 ja numbri all 152 puhvid. Ja osalejad oli siis 18 ja katsun siit siis kõigi nimed ja numbrid ka ette lugeda seda mööda, kuni nad sealt tulevad. Ja 2 poissi on ette rebinud. Ja kohe vaatame, mis on nende numbrid ja nimed. 323 ja 325 ehk siis Romet Kaljur ja Rahmel Abel. Ja esimene tüdruk tuli ka juba, teine tüdruk 310 liikus läbi. Merilin Luik, võistlejad tuleb nüüd nii tihedalt juba, et teine võistkond 152 tuleb ka, annab teatepulga edasi tütarlapsele ja tütarlaps läheb siis võttaga juba teele. Nii, ja esimese vahetuse võistlejad, kes võistkondlikus arvestuses oli, siis nemad annavad teatepulga edasi ja jätkavad oma võistlemist, ehk siis nendel 2 on võimalus teha nii individuaalne võistlus kui võistkondlik võistlus. Ja tundub, et rattavahetusala on ratastest tühjaks saanud, ehk siis kõik on jooksmise lõpetanud ja lähevad juba rattarajale ja rattaringe on siis 2. Nii, näeme, kas tekib siin väikest grupisõitu ka.
ja neiu on juhtima läinud, 323 noormees on järgmisena, vahed ei ole suured, ma numbreid ei näe, 325, siis 322. Nii, 322 oli Robin Kaljur, 325 oli Rahmel Abel ja neiut ma ei suutnud tuvastada, kuna number oli natukene viltu, katsume seda teisel ringil teha. 310 on Merilin Luik, teise tütarlapsena tuleb siit ja 311 Sten Tammer. Nii, ja rattad on siin näha ka erineval tasandil, on täitsa võidusõidu rattad olemas, maanteerattad korralikud või täitsa tavarattad, nii et sõltuvalt võistlejast. Ja juba tuleb esimene võistleja rattavahetusalale ja see on ka ühtlasi teatejooksuvõistleja ehk siis võistkond 151 läks juba. Nüüd meil on rajal muidugi natuke niimoodi, et on jooksjad ja rattasõitjaid koos, aga egas midagi. Loodetavasti nad saavad seal hakkama. Nii, 322 noormees ehk siis Robin Kaljur läks jooksudistantsile. Ja tulevad järgmised lõpetajad, rattaetapi lõpetajad juba. Vaadates, kuidas rattaseljast maha tullakse, siis on see kogemus juba päris hea olemas. Number 326. Vilhelm Abel, 310, Merilin Luik, 331, Karl-Martin Toodu, 320, Miia Bertolt. Nii, ja vaatame, katsume need rattad nii panna, et teistele ette ei jää. Nii, siit läheb teine võistkond, 152. Nii, annab oma vahetuse üle ja 2 individuaalvõistlejat läksid ka siit mööda. Ja meil ei tohiks liidri tulekuni enam kuigi palju olla. Näete, teeme suure aplausi. Tütarlaps tuleb juba, neiu tuleb juba sealt finiši sirgele. Ja on jäänud veel alla 100 meetri, tuleb. Teised lähevad veel rattavahetusalasse. Ma ei suuda tuvastada, aga see on võistkondlik number 151 ehk Sütevak juba lõpetab. Teeme suure aplausi, Sütevak võitjana finišis. Ja esimene individuaalvõistleja number 323, Romet Kaljur, individuaalvõitjana finišis. 325, Rahmel Abel teisena. Vanuseklasse ma siin välja ei suuda selliselt tuua praegu. Ja kolmanda noormehena, aga nüüd hakkavad võistlejad riburada pidi sealt siiapoole tulema juba ja kokku on siis juba 10 võistlejat nii ujumise lõpetanud kui ka rattasõitu alustanud. Ja vahetusalal siin kõige kiirem on täna liider 49 sekundiga, aga on läinud ka mõnel märgatavalt kauem, ligi 2 minutit, et see on kõik oma protseduurid, et ujumise riided seljast ära saab, nii palju kui need võetakse, kuidas rattakingad jalga saab. Ja siin vahetusalas siis näeme neid kotte juba. Ja lühike distants on ka juba ujumise lõpetanud ja nemad on sisuliselt juba läksid siit mööda, nagu nägite, ehk siis liider läks rattaga juba mööda. Nii, ja number 18 läks meil siit äsja mööda. Ja see on pika distantsi liider meil siis ehk Rasmus Madisson läks juba siit mööda oma rattaringile.
ja teine võistleja ei tohiks enam kuigi kaugel meil siin olla. Aga eks me näeme. Ja rattadistantsil on tavapäraselt numbrid tagapool, nii et on raske jälgida, kes sealt tingimata tuleb, aga nagu näete, tuleb eelmise aasta, ennustan, et see on nüüd naisterahvas ehk eelmise aasta võitja. Ja järgmine mees siis juba. Teisena oli siis Laura Maasik number 6 Pärnu spordikoolist. Oli Laura Tammik. Vabandust, Laura Tammik. Laura Tammik muidugi. Jaak Anniste läks nüüd ja siin on üsna järsk kurv, et ja me vaatame, kuidas siin ja võistlejad tuleb juba riburada pidi siit. Tim Roosa. Helena Madisson ja Guido Roosmäe ja siin on üsna järsk kurv, aga võistlejad saavad sellega päris hästi hakkama. Ühel võistlel oli väike väljakutse ja pealtvaatajad, ärge palun rajale minge, sest need ratturite kiirused on päris märkimisväärsed. Vaadake, kui oskuslikult siin võetakse kurvi ja hoiame selle raja siis vabasid, et kui pilti tahate teha, siis tehke siit servast, et ja päris tihe andmine on juba siin. Ja kui lastedistantsil näeb veel tavarattaid, siis siin on kõigil ikkagi maanteerattad ja see kiirus on väga märkimisväärne erinevus. Ja enamus võistlejatel on ka jalgrattakingad ja erinevus selle tavajalanõuga on see, et king on pedaali küljes kinni ja töötab ka sedapidi, kui su jalg siis üles liigub tagant, mitte ainult see surumise faas, vaid sa tagantpoolt ikkagi tõmbad ka juurde, et see jalatsi vahetus võtab küll pisut aega, aga hinnanguliselt on sellest kasu niivõrd, et tavatossuga päris ei tasu minna. Aga kindlasti mõned võistlejad teevad ka tavaratastega, eriti kui nad on nooremad. Nii et väga mõistuspärane kõigepealt proovida järgi, ennem kui teha siia alasse suuri investeeringuid, et ostsin hiljuti tütrele ka võidusõiduratta kasutatud, aga ega nende hinnad on päris korralikud, sest hea tehnika maksabki palju, et kui hea jooksutossu saab sellise 100 ja 200 euro vahel või võistlustossu pisut kallimalt kätte, siis rataste hinnad ikkagi pigem lähevad tuhandetesse. Teise ringi ratta muidugi saab natukene soodsamalt kätte. Kurv on järsk, aga kõik on juba harjunud sellega ja liiguvad siin päris hästi. Ja kui on vajadus üle tee liikuda, nagu mina äsja tegin, siis kindlasti kasutage seda pausi, kui ei ole võistlejad, et hoiame selle sirge siin vaba, et võistlejad mitte häirida.
ATV siis liigub meil liidri ees ehk liider number 18. Ja meil on siin nüüd pika ja lühikese raja võistlejad läbisegi ja ega neid siit too pealt, kui numbrid taga on natuke keeruline eristada, aga kindlasti saame me aru, kes on liider, see oli number 18 ja tema järgi ka esimene naine, eelmise aasta võitja Laura Tammik tuli. Et lühikese raja osalejad teevad siis ühe rattaringi, kaks, ja pikaraja osalejad siis 3 ringi siin meie stardikaare alt läbides, et järvest siiani on kõigil ühesugune, aga peale seda siis lühirada 2 ja pikkrada siis 3 ringi vastavalt. Ja 3. ringi lõpus, kui võistlejad tulevad, siis nad lähevad juba teltki nii-öelda sinna varikatuse alla, kus on potid valmis, rattad kõrvale ja seal juba läheb jooksutoss jalga. Mõnel võib-olla on ka see jooksutoss juba jalas ja peale seda siis jääb jooksurada läbida. Ja kui rattasõit on tehtud vastavalt 2 ja 3 ringi, siis lühikesel rajal jääb 1,8 kilomeetrine jooksuring siinsamas Kilingi-Nõmme vahel ja pikal distantsil me näeme siis, et nad läbivad 2 korda seda ringi. Et paraku on nii, et siin stardi ja kaare alt läbi liikudes on jooksjad ja ratturid koos, aga küll me hakkama saame. Lõpp ja algus on siin rajal siis koos. Väga hästi läheb. Kontrollaeg on 60 sekundit, siis selle ajaga lõpuni jõuan hakata tõestma, kui palju on sportlane läbinud seda teekonda. Ja meie liider on mitte meeste vanuseklassis, vaid
noormeeste vanuseklassis ehk U18 arvestuses. Ja liider peaks peagi tulema ka. Näen siin ka erinevaid võistlejaid soojendust tegemas ehk üks tuntud jooksumees Mäde perekonnast teeb siin sooja. Ilmselgelt teate võistkonna viimane vahetus. Nii, ja enamus võistlejad läheb siin teisele ringile. Lühikesel distantsil on see siis juba ka viimane ring ja peagi peaks siis Rasmus Madisson siit tulema. Tema eest teadupärast sõitis ATV, nii et selle järgi vähemalt tuvastame ära, kus on liider. Ja ATV tuleb, see tähendab, et ka liider tuleb juba. Ja liider on meil siis Rasmus Madisson, kes tuleb just stardikaare alt läbi ja kurvis koos teise võistlejaga. Ja Rasmus läheb praegu siis oma viimasele ringile, järgmisena tuleb ta juba vahetusalasse jooksule. Ja hea on vaadata selliseid töhiseid jooksumehi. Mehismäe teeb siin soojendust juba. Ja kui nii kõva jooksumees on viimasel etapil, siis võib võistkondlikult eeldada ka, et minnakse kõva tulemust tegema. on lubadus saarneva või? Läheb Urmo, läheb Rankani lõpuni välja jõudsi. Läheb. Nii, temal on küll sellest ülihea pidamine. Ta on enda hea tervis. Ja triatleedid pikal rajal on olnud 25 minutit. Üks jooksuring, üks rattaring, viimane on siis liidritel pooleli juba ja peale seda jääb veel kaks jooksuringi siin 1,8 kilomeetrisel ringil, nii et raske hinnata, kas täna ollakse kiiremad kui eelmisel aastal, aga eks me näeme seda, et ilmselt üle 40 minuti jooksuajaga kokku lõpus tuleb see finišiaeg. Ja lühiraja võistlejad tulevad nii, ja esimene lühiraja võistleja number 97 on juba vahetusalas. Tuletan meelde, et lühirajal siis 2 rattaringi ja pikal rajal 1. No, number 97 võistleja on siis Jaak Kanniste Pärnust ja tema läheb siis lühirajal esimesena jooksurajale. Lühirajal 2 rattaringi siin, pikal rajal 3 rattaringi. 2 ringi ja 3 ringi vastavalt. Nii, ja Jaak Kanniste läheb juba esimesena jooksurajale, teeme talle suure aplausi. Tubli Jaak, läheb. 1,8 kilomeetrit finissine. Jaak, läheb Jaak. Nii, ja järjekordne võistleja läheb rattaringile number 24.
numbrid 29, 92 ja 93. Ja pikal rajal 3 rattaringi, lühikesel rajal 2. auto tuleb saada liikuma ja kui see auto liikuma saada, siis tuleb hakata Ja lühikesel 2, pikal 3. Läheb rahvas, elame kaasa, et Ja lühirajal 2 rattaringi, pikal rajal siis 3 rattaringi. Ja hinnanguliselt ei tohiks olla liider enam väga kaugel. Madiston, kes võistleb U18-des, peaks peagi sisse tulema, aga lühirajal tuli siis teine võistleja vahetusalasse ja tema on number 91. Kohe vaatame ka nime. Olav Iisrael. Olav Iisrael teise mehena vahetusalal lühirajal ja kolmas 106 Rain Veskimäe, kolmanda mehena Rain Veskimäe. Olav Iisrael ja Rain Veskimäe. 3 meest on nii ja vahetusalas siis rattakingad jalast ära, jooksutossud jalga ja riided enamasti ei vahetata, kiiver ka muidugi võetakse ära. Olav Iisrael läheb rajale ja Rain Veskimäe on siis vahetusalas oma protseduure tegemas, aga juuniorite arvestuses siis kohe peaks ka Rasmus Madisson siia tulema vahetusalale ehk näeme siis ka pika distantsi liidri ära. Nii, siin ei ole veel numbrid 27, 26 paaris rakendina. Ja 205 läheb. Nii, ja Rasmus Madisson on vahetusalas. Pika distantsi liider tuleb vahetusalasse. Temal tundub jooksutoss juba jalas olevat. Kiiver ära ja läheb jooksmiseks. Ehk pika distantsi liider läheb läbima oma 3,6 kilomeetrit. Ja järgmisena võistleja 101, kes eeldatavalt on ka lühidistantsi võistleja. Kohe kontrollin selle üle. No mine minä! Noormeed U16, Andero-Stig Saarpera, juba tulid võistlejad 95 ja 100, kes on ka siis lühidistantsi võistlejad. Nii, nüüd tuleb juba jooksjaid või ratturid suurel hulgal siia sisse. Nii, pika distantsi mehed, naised lähevad veel 3. ringile. Lühidistants saab juba tulla vahetusalasse. Number ette, keda number ette? Nii, ja ratta alt siis enne joot maha kindlasti, et vastavalt reeglitele tuleb enne joot ratta seljast jalaga maad puudutada.
number 16 läheb oma kolmandale ringile ilmselt. Ja vahetusalas käib väga suur sagi, jooksutossud jalga ja lähevad järgmised võistlejad juba oma jooksuringi läbima. Aega on kulunud siis lühidistantsil 28 minutit ja pikal distantsil 33 minutit. Nii, ja enne joont jalg maha, number 36 tuleb. Number 26 läheb järgmisele rattaringile. Number ette. Number 14 järgmisele rattaringile. Number 9, number 26, jalg enne joont maha. Number 30 järgmisele rattaringile. Number 4 tuli vahetusalasse ja number 4 on meil Vahur Luik, eelmise aasta 3. koha omanik. Vahur läheb vahetusalasse, haarab oma jooksutossud. Number 7. Marten Ollino, number 7, tuli äsja vahetusalasse Pärnu sõudeklubist. Ja naiste liider number 6. Laura Tammik tuli vahetusalasse. Naiste liider tuli vahetusalasse. Pika distantsi naiste liider. Ja meil on pika distantsi naiste liider nüüd juba vahetusalas ja juba ka jooksma läinud ja meeste liider. Nii, ja meil tuleb lühikese distantsi võitja finišisse, teeme ühe suure aplausi. Lühikese distantsi võitja tuleb finišisse, jäänud viimast 50 meetrit ja Jaak Kanniste, teeme aplausi. Lühiraja võitjana Jaak Kanniste veteranide Artusest, Pärnu linnast finišis. See võistlus on tehtud ja aega kulus 31 minutit ja 40 sekundit. Võitjana Jaak Kanniste. Kui noori kohal ei ole, siis veteranid võtavad võidu. Ja meil on 56 võistlejat praegu rajal kokku ja tundub, et enamus nendest ratastest hakkab juba siia vaikselt jõudma. Et rattapargis läheb küll üsna tihedaks, aga peakorraldaja Toivo on ise siin abis ja liider ei tohiks ka väga kaugele sa jooksed valesti ju, tule sealt tagasi, mine jookse tagasi. Number ette. Ära kaamera. Ja näen siin Rasmus Madissoni
jooksu eelset aega, mis on 30 minutit 11 sekundit ehk 3,6 kilomeetri läbimiseks läheb tal kindlasti rohkem kui 10, isegi 12 minutit tõenäoliselt, nii et eelmise aasta võitja tulemust vastu üle ei löö, aga mine sa tea. Number 2, Rando Teearu, spordiklubi Jõulu, tuli vahetusalasse. Nii, ja ratastega on siin nüüd natuke tihe, aga Toivo ja teised korraldajad tõstavad rattaid eest ära. Enamus rattad on juba pargis, aga neid peab siin üle 50 mahtuda. Enne joot, jalg maha. Nii, ja tuleb järgmine, tundub, et lühiraja jooksja ja numbri 91 all, kui ma õieti mäletan, oli Olavi Iisrael. Number ette, Nii, ja lühiraja võistleja number 2 on finišis. Nii, ja number 101. Tundub, et spurt on nii kõva, et see mees on ka siin lühirajal lõpetamas. Nii, ja tuleb siis number 100. Ja number 17 all järgmine võistleja vahetusalas. Ja rattureid ei ole palju enam rajale jäänud ja enamus, kes tulevad juba ja tullakse juba siit järjest, et enamus on juba jooksurajal, on veel mõned ratturid jäänud. Ja numbri all 38 läheb võistleja veel oma viimasele ringile. Ja numbri 95 all tuleb järgmine võistleja. Ja harrastajate kolmas koht minu andmetel Rasmus Tamm. Et harrastajate meeste kolmas koht peaks olema Rasmus Tamm ja tehtud ta ongi. Ja 2 järgmist võistlejat rattavahetusalasse ja jooksuetapil sealt edasi. Mis number on? Ja võistleja number 106, Rain Veskimäe, harrastajate
distantsil kohe finišis. Meeste arvestuses Rain Veskimäe kohe lõpetamas. Aega on kulunud 38 minutit ja 20 sekundit. Ja harrastajate meeste arvestuses on nüüd finišisse tulnud 4 võistlejat. Number 30 oli just rattavahetusalasse, tema järel ka number 25. 25 on Andrus Karotam. Number ette. Ja 30 oli Joonas Tuuling. Joonas Tuuling ja Andres Karotam lähevad jooksurajale. Number ette. Number ette. Nii, ja harrastajate distantsid tuleb finišisse Tanek Hünarson, number 105. Tanek Hünarson, viimast 70 meetrit, Tanek, läheb. Ja tuleb 203 ja see on teatevõistkonna arvestuses Meismäe. Vaadake seda jooksusammu, väga kõva. Ja Meis läheb teisele ringile, ei ole lõpusport. Oi, ikkagi oli, lõpusport ta võitis muidugi. Nii, ja teise võistkonnana, see on teatejooks, siis tuleb, ma ei näinud numbrit. Ja esimesena siis tuli finišisse meil teatevõistkond, mille ankrumees oli Meismäe ja võistkonna nimi oli 3M-i. Iga osale eesnimes on see M ja võistkonnas oli Maarjus Aia, Martin Lee ja Meismäe. Ja nende kogu aeg tuli 40 minutit 42 sekundit. Tegelikult äsja finišisse tulnud võistkond võttis minu andmetel ka rajarekordi üle, mis oli aastast 2012. Nii et palju õnne, võistkond MMM. Te võtsite selle rajarekordi üle. Nii, võistlejad 102 ja 34. Ja 34 finišeerib. on siis Johan Pajur. Johan Pajur finišeerib. Ja Johan Pajur on
U18 vanuseklassis võtjad 92 ja 93, tundub päris rakendina perevärk vist. ...93 Oliver Madisson noormeeste arvestuses. Võistlejad 11 ja 37 ja läheb veel siin lõpu kiirenduseks 11 on Gunto Roosvee. Nii, ja võistleja 20 tuleb siit Rebane. Ja tuleb finišisse Rasmus Madisson, kes ka peale ratast juhtis, aga Johan Pajur läks tast mööda, nii et U18 teine koht Rasmus Madisson. Teeme suure aplausi Rasmusele. Väga tubli pingutus igatahes. U18 teine koht Rasmus Madisson. Ja number 98. Ja 98 on ja 99 on rahvadistantsi osalejad. Mari-Liis Kaljur. Ja teine võistkond tuli meil praegu finišisse, koosseisus olid siis Maur Luik, Meelis Varik ja Tristan Luik, võistkond Saarde ja võistkondlik teine koht, väga tubli. Läheb, ja. Ja meil on veel naiste võitjad oodata. Laura Tammik eeldatavalt, kui jooksurajal on muutusteta. Teisena läks Kärt Koosapoeg. Nii, ja number 7 läheb siit ja lõpukiirendus on päris hea. Tundub, et number 1 meil võtab siit. Ja number 1 ja 7. Väga pingeline võitlus, kumb seal ette jäi, on raske öelda. Number 1 oli Remo Tearu ja number 7 Marten Ollino ja siin jagati välja noormeeste U18 3. ja 4. koht, nii et medal oli täpselt mängus. 3. ja 4. protsendist näen, et number 1 Remo Tearu jäi ettepoole. Ja medali saatuse otsustas ei rohkem ega vähem kui pool sekundit, et Remo Tearu jäi poole sekundiga Marten Ollino ette. 27.
ja kõik võistlejad, kes te olete lõpetanud, palun tagastage kiip. Ja järgmise võistkonnana tuleb koos Kärt Koosapoeg, Kati Koosapoeg ja Kaarel Koosapoeg. Võistkond 207 finišis ja võistkond 202 naiskondade arvestuses. Esimene naiskond finišis, tiim Roosa, Katariina Luks, Marta Paimla ja Kertu Sepp, naiskondade võistkonna võitja. Palju õnne! Ja kõik võistlejad, kes te olete lõpetanud, palun tagastage oma kiip. Numbrid jäävad teile mälestuseks, palun kiip tagastada. Ja siit tulevad võistlejad 33 ja 104. 33 on Kristjan Kiilaspea ja veteranide arvestuses täna 4. koht. 40 ja 22 veel. 22 on Andi Linn ja veteranide arvestuses minu arvates 5. koht. Ja järgmine võistkond on finišisse tulemas. Võistkond Sauna Pöks, koosseisus Kristjan Pärn, Mihkel Nuut ja praegu rajal siis Luise Marie Nuut. 4. koht võistkondade arvestus. Palju õnne, võistkond Sauna Pöks. Ja tuleb finišisse naiste teine koht, Laura Tammik. Võta muidugi. Laura Tammik. Laura Tammik, ma pean täpsustama, kas ta on nüüd võitja või teine, sest Kärt Koosapoeg oli võistkondade arvestuses. Laura Tammik äsja lõpetas. Ja kõik võistlejad, palun tagastage kiibid. Ja võistleja number 3, Siim Lääts, meeste arvestuses finišis. Palju õnne! Auto 481 BMW Renault Traffic. See vajub tagasi, käsuid piduri jälle peal. Ei, blokeerisime ära. Renault Traffic, omanik, tulge. Jaa, ma hakkasin nii halb. Kolmandaks. Lõpus tõmbasid ära või?